tere! Tsiteerides Shakespeare'i küsimust olla või mitte olla, küsime meie, kas roosid üksinda või roosid koos teiste taimedega. Need, kes eelistavad roose koos teiste taimedega, peaksid jälgima seda, et need teised taimed oleksid roosidele sarnaste kasvutingimustega, et nad taluksid kuuma, et neil oleks vaja natukene tuult, et pinnas oleks vett läbi laskev. Klassikalised näited rooside kõrvale on lavendel ja salvei. Et kui ma nad panen siia kõrvale, siis te näete, et nad on teistsuguse õiekujuga kui roosid, mis omakorda toob selle kuningliku roosi õie ilu paremini esile. Et neid teisi taimi valides te peategi mõtlema võib-olla selle peale, et nad ei varjutaks lillede kuningannat ära, et tema ilu oleks ikkagi primaarne. Aga lõppkokkuvõttes on see tegelikult teie enda maitse asi, mismoodi ja mida te tahate. Mõnele meeldib ema, mõnele tütar, mõnele meeldib roosipeenar erinevate värvidega, teisele meeldib, kui rooside vahel on ka midagi muud. Aga seda tasub ka jälgida, et need teised lilled seal rooside vahel ei oleks võib-olla sama värvi, kui on teie roosid, näiteks valged täitega taimi, ärge pange sinna, aga valge ja lilla läheb ju päris hästi kokku. Siia laua peale ma olen helmikpööriste vahele pikkinud mõned roosid, et soovitada teile rooside vahele ka helmikpööriseid. Nemad oma väga erinevate ja tumedate lehtedega toovad ka kindlasti roosi ilu esile ja nende boonus ja voorus on veel see, et nemad on juba kevadest sügiseni juba näitavad oma lehte, nende lehed on aasta läbi seda värvi, mis nendele loodus on andnud. Ja kui nad hakkab õitsema, siis sellised jälle püstise kujuga õhkõrnad õied rooside kõrval on ju lausa suurepärane. Erksavärviline peendraroos Montana on ennast istutanud kenasti siia nende taimede vahele, mis sobiksid ka roosidele kaaslaseks. Astilbed, lavendlid, kitseenelased, miks mitte, tarnad siin ees, kõrkjalised kõik on ka sellised tagasihoidlikumad, ühevärvilised, mitte väga pretensoonikad, mis toovad jälle taaskord kordan rooside ilu esile. Ja ma soovitan neid, näiteks neid tarnasidki kas või panna mitu tükki, teha nende väiksed grupid rooside vahele, et alati kui on mitu tükki koos, siis nad mõjuvad võimsamalt ja efektsemalt. Selle ilusa kollase peendraroosi Landora me sätime siia Faseni naistenõgeste vahele, mis sobivad ka rooside kaaslaseks suurepäraselt. Lisaks meelitavad nad, nagu juures olevat pildilt näha, on kohale mesilasi ja liblikaid. Ja et see roosipeendra ilu algaks teil juba vara kevadel, siis tehke niimoodi, et te topite, istutate sügisel tulbisibulaid rooside vahele ja siis on juba tulbid esimesed õitsejad ja teie roosipeenar hakkab teid rõõmustama juba vara kevadel. Esialgu tulbid ja siis roosid ja siis kõik muu.